mõtlesin, et ma teen teile siin unboxingu, aga asi on selles, ma tellisin netist lõhna. Mul pole õrna, kas see lõhn mulle üldse meeldib. Ja see on reaalselt nagu mingi megaloss ülisuure aia ja järvega. Ja siin saab nagu kõndida ümber selle magamistoa. Pekki! Hommik, täna on ametlikult minu 9. päev karantiinis ning kuna me oleme viiekesi siin korteris kõik kinni, siis mu vanemad otsustasid, et läheks äkki linnast välja. Seega me võtsime ühe Airbnb ning lähme paariks päevaks puhkama sinna, et saada kodust välja teise keskkonda, looduses rohkem olla ning isolatsioon ikkagi. Seega ma tegin endale pakkimisnimekirja ning eri värvide järgi tekitasin nagu kategooriad endale. Minu arust see näeb nii ilus välja ja ma tahtsin näidata, et mu hiirematt tuli. Üle-eelmises vlogis näitasin teile, kuidas ma seda disainisin ning selline lõpptulemus, see kvaliteet on mega hea ja ta on ülimõnsa siuke pehme ning väga korralik ja osad ütlesid, et nad ei leidnud täpselt seda kohta, kus tellida sai. See oli fotopointi alt, tuli võtta alaleht, meened ja siis seal meenete all on hiirematid. Seega hakkame pakkima. Kindlasti mul on vaja võtta kaasa enda tavaprillid ja päikseprillid, sest ma muidu ei näe. Veel ühed prillid. Mul on 2 paari tavalise. Ühed on siis sellised kuldsed, mida ma kannan hästi palju. Ja teine on sellised pruunid, need on tegelikult puidust raamid. Ning mu optilised päikseprillid, mida väga tihti inimesed küsivad, kus need pärit on. Saint Laurent, ma ei tea, kuidas seda hääldada, aga võt see. Kuigi mu inspiratsioon oli H&M-ist, kus mul on põhimõtteliselt olid enne täpselt samasugused, kui keegi tahab nagu odavamat varianti. Siis mul on vaja kaasa võtta kõik minu rohud, kes mu eelmist Q&A-d vaatas, siis te teate, et ma olen hetkel põiepõletikus, seega antibiootikumid, probiootikumid ja lisaks veel C-vitamiin. Siis kindlasti see spordimatt, sest me tahame seal pilates teha. Raamatu võiks ka võtta. Ma just lõpetasin sellega, mida mulle Instas soovitati, sest ma ütlesin, et ma loen Ruth Ware raamatuid või et mulle hästi meeldivad ning see 4. raamat, mis ma selle autorit olen lugenud, mul on jäänud veel The Lion Game ja siiamaani ma olen kõigiga rahul olnud, kuid mõni on siiski parem kui teine, aga ma arvan, et nüüd mul on tegelikult pooleli see Lili oma. Ma olen natuke alustanud seda, kuid mul on tunne, et ma tahaks praegu vist alustada hoopis sellega, sest mul on mingid terviseprobleemid ja mul on tunne, et see võiks mind aidata. Tegelikult mul on siin veel raamatuid, mis mul on nagu poolikud. Ma olen sellega kuskil poole peal. Mingid luuleomasid ma vist olen ka alustanud ja pooleli. No see on mul ka pooleli. Siis veel statiiv, sest et vlogimiseks mul reaalselt on vahepeal vaja suurt statiivi ka. Ma olen oma pakkimisega jõudnud kosmeetikatoodete juurde ning kuna ma just üks päev tellisin netist tooteid ja see pakk saabus, siis ma mõtlesin, et ma teen teile siin unboxingu, sest ma tahan osad nendest asjadest kaasa ka pakkida. 90% toodetest, mis ma tellisin, ma ei ole ise ka varem katsetanud, seega ma olen mega elevil, et neid proovida. Tellisin siis And Beauty kodulehelt ja neil oli -20% pluss tasuta kohale toomine, kus oli teatud üle mingi summa ning ma siis täiesti enda raha eest, see ei ole sponsoreeritud, tellisin tooteid, sest osasid asju mul oli vaja nüüd otsas ja osasid asju ma lihtsalt tahtsin katsetada ja mõtlesin, et nüüd allahindlusega on õige aeg seda teha. Esiteks see kasti disain on juba ülinunnu ja siis siin sees on veel ka selline kiri, mis on mega äge. Ja ma tahtsin öelda, et nende klienditeenindus oli nii tore, sest ma reaalselt tellisin mingi kõik oma 15 toodet ära, siis ma avastasin, et ma olin ühe asja jätnud lisamata sinna ostukorvi ja siis ma helistasin neile, et kas ma saaksin palun sellega selle pakki juurde, et ma ei taha selle ühe toote eest eraldi shippingut maksta, kui mul nagunii selle suure asjal oli nagu see hinnas sees ja siis nad nagu tegelesid sellega täiega kaua, tulid mulle megalt vastu, et ma saaksin selle siia, nii et minu arust nad on ülitoredad. Ja siis ma olen siuke tule, nagu see oleks mingi P.O. box, aga tegelikult ma lihtsalt tellisin endale need asjad, vaadake, kas te näete seest. Okei, just in case on thumbnail ka tehtud. Kui ma nüüd siit vaatan, siis neid asju isegi ei tundu tegelikult nii palju, aga hakkame järjest. Tellisin siis Lumene 3-in-1 Makeup Melting Wipes, et meigi emalt slapid. Wet Brushi firmalt Go Green Detangler, selline roheline, mu eelmine kamm on reaalselt mega ära kulunud, sest on nüüd otsad ära tulnud, see kraabib mu pead, ehk mul oli kuud vaja. Tagant selline mega mõnus. Ja kui ma hiljem selle ära tahan visata, siis see peaks 5 aastaga ära lagunema looduses. Siis Lumene Ripsme Dush pruunis tooni, siis Nordic Noir Deep Impact. Ma olen väga huvitatud seda proovida, sest seal oli öeldud, et ta peaks päris kaua peal püsima, sest praegu mu ripsmedushide probleem on see, et need absoluutselt ei püsi peal, nad kogu aeg hakkavad nagu pudenema. Ossa, see tuub on nagu päris suur. Okei, mulle meeldib, kui see ots on võimalikult väike, see on päris suur, nagu need harjased mulle meeldivad, aga nad on nii suur. Ma tea, kus ma oma silmale lähedale saan.
peab katsetama. Amica juuksebrändilt niiskuskaitsesprei ja mul on tihti see probleem, ma teen lokid ära, jõuas on veits niiske ja need vajuvad lihtsalt sekundites sirgeks, seega ma mõtlesin, ma võtan selle väikses suuruses proovimiseks, et kuidas see töötab. Sest mul on ühe teise brändi oma olnud, aga mul üldse see lõhn ei meeldinud, see oli nii hull, et ma ei suutnud seda kasutada, seega nüüd ma loodan, et see on parem. Siis sama brändi kuiv šampoon, sest ma olen nii palju erinevaid katsetanud, ma ainult üks bränd, mis mulle meeldib, aga ta on suht kallis, seega mõtlesin, ma proovin midagi muud. Enamusel see lõhn või tekstuur, ma ei tea, see lihtsalt ei tööta, seega ma olen väga huvitatud, et seda testida. Äkki te tahate näha, et ma teeksin näiteks ala mingi kuu lemmikud, sest et ma olen viimasel ajal tähele pannud, et mul on täiega palju tooteid, mida ma tahaks teiega jagada, pluss kui ma neid nüüd kõiki siin katsetama hakkan ka, et kas te tahaksite pärast, et ma valiksin ta lemmikud välja ja teeks nendest mingi video. Andke mulle kommentaarides teada. Siis võtsin veel värvikaitsega juustes jätava palsami, sest kuna ma just värvisin roosaks, siis mul oli vaja tooteid, mis aitaksid mul hoida seda värvi, et ta ei kuluks nii kergelt ära. Ehk seda ma lasen siis pärast pesu ja siis ta peaks kinnistama selle, et ei kuluks nii kergelt ära. Ja rääkides värvikaitsest, siis ma tellisin Noti brändi Color Bomb šampooni ja balsami. Ta oli mega normaalse hinnaga, tunduvalt odavam kui minu tava šampoonid ja balsamid. Ja see on 97% naturaalne. Ja kuidas tundus väga hea. Siis Amica, neil on nii coolid need mustrid, mulle täiega meeldivad. Tekstuuri andev soengukeel ja ma loodan, et see on selleks, et nagu neid rannalokke teha, neid beachy waves, sest mul on pulksirgeid juuksed loomu poolest, ehk ma tahaks seda panna, et tekitada nagu mingit segadust, sest mulle meeldib, kui mul on lainet ja tekstuuri juustes, ehk ma täiega loodan, et ta teeb neid lokke. Ja kuna ma tellisin nii palju Amica tooted, siis ma sain kingituseks kaasa kooriva keel šampooni. Mul pole veel õrnamagi, kuidas seda kasutada on. Ning see tekstuur tundub nii huvitav juba keel šampoon. Selle osas ma olen nii elevil. See on ka Amica brändi, kuid see on hoopis toa lõhnastaja. Mul on see, et ma kasutan aeg-ajalt lõhnaküünlaid, aga minu arust ma ei tunne lõhna nii tugevalt kui teised inimesed. Seega ma ei tunne nende lõhnaküünlate lõhna oma toas mitte kunagi. Seega ma mõtlesin, et kui see ka ei aita, siis ma ei tea, mis aitab. Aga siin selles ma tellisin netist lõhna. Mul pole õrnamagi, kas see lõhn mulle üldse meeldib. Mulle meeldib, ma olen üliskeptiline lõhnade osas. Sellega saab siis lõhnastada enda tuba või voodipesu, mis on nagu ja see on soe vanill, värske tsitrus ja vürtsik magus ristikein. Ma lasen siia. Ja nüüd nuusuta. Ja ta on päris okei tegelikult. Ta on ülihea. Nii, siis see on see toode, mis mul kogemata pakist välja jäi. Lumene pehmendav kätekreem ja kuna praegu ma pesen nagu 100 korda päevas enda käsi ning desinfitseerin räigelt ja desinfitseerias on alkohol sees, et ta bakterid tapaks, mis kuivatab räigelt käsi. Ehk mul on nii kuivad käed ja mu enda kätekreemid enam ei tööta. Seega see tundus väga niisutav. Väga looduslik ja värske lõhn. Mega mõnus. Siis mul on lumene sügav puhastav vistrike vastane keel, mida sa peaksid siis panema nende punikeste peale, mis sul tekivad. Kuna mul on see, et ma tavaliselt tahan alati need ära pigistada, mis nagu sa saad selle kohe nahast välja, aga siis sul jääb mitmeks päevaks nagu see arm või see haav nagu. Aga ma mõtlen, et kui ma selle paneks kohe peale, siis ta peaks järgmiseks päevaks ära kuivatama ja sul on nahk taas sile, ehk sul ei jää seda jälge. Järgmisena on lumene Nordic Sea Glow isepruunistav lisand kreemile. Ehk sa paned oma tavapäevakreemile paar tilgakest ja siis ta peaks sul nägu pruunimaks tegema. Sest mul on see, et ma kogu aeg kasutan fake tan'i üle keha ja nägu läheb mul mingi paari päevaga tagasi valgeks, sest ma pesen nägu nii palju. Ma väga loodan, et see töötab ja mu nägu on nagu ühte nagu kehaga. Siis mul on aloe intiimkeel, mida ma polnud varem kuulnudki, et selline asi on, aga lihtsalt kuna mul on juba teist korda elus põlepõletik, siis siin on öeldud, et see peaks aitama nagu mingid bakterid asju ära hoida ja puhastada. Siis teritaja, mis on mõeldud just nagu kulmupliiatsite selle meigi teritamiseks, mitte tavapliiatsite, sest ma rikkusin oma tava teritaja ära, kuna ma panin sinna mingid lainerit vässurit siin teritada, see mingi jama täis, aga ma võtsin nüüd selle spets asja. Siis lumene kulmukeel, see on siis läbipaistev. Lumene kulmukeelid on mul lemmikud. Mul oli läbipaistev Nixi oma, aga ta jätab mingid imelikult tükid mulle kulmu peale. See mulle ei meeldinud, ehk ma võtsin uuesti lumene, mida ma olen nagu varasemalt kasutanud ja 100% meeldib. Siis ma tellisin Andule ka paar meestetoodet ehk lumene Scroll-On. Mis Scroll-On või? Roll-On deodorant. Ma nuusutan. Seda peab vist peale panema enne, kui ma lõhna tunneks. Ja siis lumene aftershave palm. Ma ikka ei tunne. Ma pean ootama, et ta kasutaks neid. Mis on suht tavalise lõhnaga? Aga see? Mida see on ka suht sama. No palun, kasutamiseks sulle. Aitäh. Ja siis ma sain veel kaasa hunniku testereid, sest ma lihtsalt tellisin nii palju. Firma on Youth Lab ja siis siin ongi nagu mingi seerum, niisutav kreem, päiksekreem, complete cream ja siis balansseeriv kreem. Ma nüüd pakin edasi. Nii, õnneks mul on varasemast nüüd juba reisimiseks valmis kõik need näopesu ja keha asjad. Ma ei pea kõiki suuri potsikuid kaasa võtma. Aga mul oleks lisaks ikkagi vaja enda silmakreemi, deodorant, ööseerum
Keegi oli veel küsinud, et kuidas see roosa juuksemask töötab. Ma olen ainult ühe korra kasutanud ning mina ei näinud erilist vahe, nagu selles mõttes seda kindlasti ei teinud roosamaks, kuigi ma hoidsin selle maksimumaja. Seega ma eeldan, et võib-olla ta aitas natuke seda värvi ärakulumist ära hoida, kuid ta läks ikka veits heledamaks, seega nagu mina erilist vahet ei näinud. Kindlasti ei tohi unustada snäkke. Ja mu uus obsession on sellised marjasnäkid Very-Berry. Uuendus, oleme jõudnud hetkel Laulasmaale, kus me tegime väikse looduspeatuse, et värsket õhku ja seda imeilusat ilma nautida. Mega mõnus lumi on maas, lõpuks ometi üle pika aja ja päike paistab, seega mega mõnus ja me teeme lõunat ka või grillime siin väikseid vortsikesi. Siin praegu siis grillime, see toit tuleb mega mõnus soe ja siin on meie külmlaud, salatid ja asjad ja vaade loodusele on siis selline männipuu, tumi päike, seal on natuke merd ka näha. See koht meenutab mulle täpselt seda matkamis- või kämpingu nurgakest, kui me käisime juutšikidega, sest ma olen üsna kindel, et me käisimegi kuskil siin lihtsalt võib-olla paar grillimiskohta kuhugi poole edasi, see on nii sarnane. 3, 2, 1. Saagu valgus! Tadaa! Oh my god, kilus. What I eat in a day. In a night metsas. Olid toredad ajad. Millagi peaks uuesti minema kindlalt juutšikidega, see oli mega tore. Me jõudsime lõpuks ometi enda Airbnb-sse ja see on reaalselt nagu mingi megaloss, ülisuure aia ja järvega. Selline kiviloss, see on mega suur, siis siin on aed, meil on järv ja siit läheb sild isegi sellele keskmisele saarele, kus suvel ma kujutan, et oleks mega mõnus mingi päikseloojangut vaadata. Siin on meil esimene saun, kus saab siis minna järve ujuma. Siin aias on meil veel kiik, mega mõnus, täielik isolatsioon. Sisse minnes avaneb meil kohe selline vaade, siit läheb siis trepp ülesse. Paremale poole jääb elutuba number 1 ja siit edasi see on vannituba number 1 koos vanni ja pesumasinaga. Ja siit trepist vasakule jääb meil söögituba, diivan ja köök. Siis lähme trepist üles. Siin paremal vannituba number 2 koos sauna, 2 duši ja vetsunurgaga. Ja trepist otse üles tulles on meil magamistuba number 1. Siis siit tuleb magamistuba number 2, mis on meie magamistuba. Siin on meil magamistuba number 3 ja teisest trepist üles minnes, vahepeal väike vaade ka, on meil magamistuba number 4. See on mingi kõige fancy siuke ring ja siin saab nagu kõndida ümber selle magamistoa, teha nagu 360 kraadi ja siis minna veel 3. trepist ülesse. On meil elutuba number 2. Ja siin on mega cool see, et siin on klaas. Seega sa näed seda inimest, kes seal magab, siin magab Magnus ja mängib siin oma PlayStationiga. Tšoki, ilusat koduõpet. Mõtlesin, et ma näitan äkki korra näiteks põhjalikumalt meie tuba, sest praegu ma tegin siukse kiire ülevaate kogu majast. Siin on reaalselt 4 korrust ja 15 magamiskohta. Ja me oleme ainult 5 seega ütleme, et ruumipuudust siin ei ole. Aga meie tuba on selline, et kui siit sisse tulla, siis vasakul pool on meil väike riidanagi, 2 üleliigset voodid, kuhu me enda asjad panime, et siin on Andu asjad, see kapi peal on märkmik hiirepadi mu lemmik, siin on minu riided asjad, siin on mega mõnusad need katuseaknad, mis teeb selle toa hästi valgeks ja cozy'ks minu arvates, siis siin on mul nagu spordimatt, statiiv, lisatekid, arvutid, laen siin ja vahepeal on mõnus istuda ja siin arvutis asju teha, siis siin on hästi hea selline alus, kuhu saab asju panna ukse sisse tulles või kui saad voodis mingi film vaadata, siis me panime näiteks arvuti siia peale, siis ma tõin endale siia väikse peegli koridorist ning see voodi on mega cozy, sest ma tõin teistest tubadest meile valged tekid ja padjad hästi palju, et siin on ülimõnus olla, ainuke asi on see, et see madrats nagu põrkab räigelt ja nagu kui me öösel magame, siis me vajume sinna keskele, nagu läheb kuidagi ülisügavaks, me vajume nagu auku kokku, mis on väga ebamugav. Aga ma arvan, et ma lähen nüüd õue rattaga sõitmast, me võtsime rattad kaasa ning õues on
mega ilus ilm, pluss ma tahan natuke seda loodust avastada, näha, mis siin ümberringi on, aga ma arvan, et ma ei hakka kaamerat kaasa võtma, see on mega suur ja kobakas, mul ei lasta kuhugi panna, ehk telefoniga teen teile paar klipikest. On snäki aeg, sest me mängime hetkel lauamängu, ma tahan sinna kõrvale midagi näksida, pluss ma tahan ära kasutada seda, et siin on mikrolaineahi, sest meil on kodus mingi mega moderne, mille võimsus on mega kahtlane, sest seal ei saa teha normaalset popcorni, nagu ma olen seda proovinud ja ta ei lähe täis ja kui ma lasen kauem, siis ta lihtsalt kõrbeb ära, kuigi see on maksimum selle võimsuse peal, seega nüüd ma loodan, et see toimib, sest ma ostsin 2 pakki enda lemmik popcorni, seda Texas oma nii hästi piisavalt nagu soolane ja maitsestus on super, seega katsetame. Jaa! Nii. Pekki! Vaata, mis asi see ju. No õnneks meil on 1 pakk veel. Ja me mängime siin Cashflow'd, mis on peaaegu nagu Monopol, aga rohkem selline finantsi ja äri ning investeerimise laumäng. Mina olen täna politseinik. Ma olen nüüd omadega koju jõudnud, ma kahjuks unustasin seal majas teile outro filmida, aga kindlasti andke mulle siis kommentaarides teada, kas te tahaksite, et ma teeksin selle kuu lemmikute video, enda mingi lemmik ilu, toidu, mingi kosmeetika, ma ei tea, ükskõik kõik lemmikud. Ja ärge unustage ka pöidla püsti, kui teile see video meeldis, klikkida sellele punasele subscribe nupule seal all ning näeme juba järgmises vlogis.